kuna õues on sula, siis mõtlesin, et võiks veidi parandada. Või noh, mis parandada, natukene paremaks teha. Paneks siia mõne flansi vahele. Sükke päris korralik, 2 senti. Muidu on ikka päris seis nukker. Vaatame teiselt poolt. Ratas täitsa kadanud. Aga selleks, et lantse saada, pean ma nad võtma enda kabrioolt. Siin puhkab rahulikult. Nii, siit ma juba võtsin üldest ära. Jube kinni on, alumiinium ikka jääb raua külge väga hästi. Oksudeerub ära. Kabri on siuksed rattad. Aga mis siis ikka, paneks seda ratsa alla ja vaatame, kas saab nüüd ratta koopust näha ka või mitte. Nii, vaatame üle siis. Nagu näete, siis vahe on päris suur. Võib-olla pildi peal ei saa nii hästi aru, aga see 2 senti mõjutab päris palju. Eks ma keeran selle ratta kinni ja siis vahetame teise ka ära. Nii, ratas praegu alt ära. Nagu te näete, siis siin on 5 põlti. Üsna ebatavaline nagu Audi 80 kohta. Aga kuna see auto on natukene ümber ehitatud, siis on selle käigus ka siia saanud 5x112 veermik alla. See võimaldab siis kasutada selliseid hästi kergeid A4 valuvälgi, mida ühe sõrmegagi saab tõsta. Nii. Antud juhul on siis kettaid ümber puuritud, aga muidu on olemas ka pidurikettad, mis siia üks-ühele lähevad. Nagu näiteks, kabriol on küljes mul Volkswagen Charani omad. Pidurid on iseenesest tavalised 2.0-103 kilovatt omad. Novarisse olema suutnud neile augu tekitada. Või õigemini üleile. Klants. Poldid. Laename me need siis kabrialt, tegelikult ei laena. Siin ma mõtlesin, et võiks ikkagi 25 milli panna. On proovitud 15 milli, nüüd 20 milli, aga ikka jääb päheks, et 25 oleks kõige õigem. Tegelikult õige oleks nüüd siin ikka ära puhastada, aga kuna mul on traatääri jäi koju, siis täna läheb niimoodi kokku. Nii, vaatame, augud klapivad.
kaabli vahetame siis garaaži. Ootab oma aega. Praegu on ka plaanis üht-teist teha. Turbo ei tooda eriti rõhku. Just madalatel pööratel. Ja miski käsi teeb jube koledat häält käigukastis. Ma loodan, et see on ment veel otsalaager. Sest juba ühe korra on sellel autol käigukast kätti läinud. Tegu siis manuaaliga, aga jah, tookord läks nii, et ei läinud ei edasi ega tagasi. Aga sellest teeb võib-olla kunagi hiljem mingeid videosid. Nii, klantsid saime alla, nüüd lähme edasi. Järgmiseks on meil siin S4 stabikas. Mis tal siis vahet on võrreldes originaaliga, on see, et ta on 5 milli paksem. Originaal on 10 milli, see on 15 milli. Arutame ta lahti, vaatame üle. Nii, siis sai näda pakist välja ja prooviks autole külge panna. Nii, sain vahepeal stabika kätte. Tea, kui hästi see video peale jääb, aga silmaga on juba näha suuruse vahe. Nii, mõõdame kuskilt. Ta siin näitab. See on isegi 12,5. See on natuke enamat, kui ma isegi lootsin. Muidu originaalis on ikka 10 milli. Nii. Ja see on ilusti 15, nagu olema peab. Nii. Nüüd, kus nad on mõlemad siin, natukene puhastan ära ja siis paneme juba külge.